hakkame siis pihta. Tere taas kõikidele Onkoloogika podcasti kuulajatele, vaatajatele peab ütlema, sest meil on nüüd ju videopodcast. Stuudios käimas oleval rinnavähi teadlikkuse kuul, kõik roosas, Kristel ja Pille. Pille ja Kristel. Ja täna on meiega esmakordselt stuudios 2 külalist. Meiega on liitunud Merili ja Annika. Tere, tere. Hello. Kel mõlemal tere, siis... naised. Tere, naised. Roosad naised. Roosad naised. Naised roosas. Ja teil mõlemal siis rinnavähi kogemus elust enesest. Nii et vaatame, mis see teile siis andnud ja teilt loodetavasti mitte liiga palju võtnud, aga ka võtnud on. Kust me siis pihta hakkame? Meil ei ole kunagi olnud ühtegi sellist nagu paikme spetsiifilist või mingisuguse teatud haiguse tüübi spetsiifilist saadet. Liietigi seda, et on 2 külalist ja liietigi, et on 2 nii ägedat külalist. Et aga tõenäoliselt see algus on ikkagi selles vaates sama, et me peaks tuttavaks saama, eks? Saame tuttavaks. Võiks küll, jah. Nii, aga äkki Merili, sa tahad kohe noka lahti teha, et sul raadiotöö on tuttav, et on natukene väiksem mikrihirm, et kes sa oled, kus sa tuled? Kes ma olen? Merili, tulen väiksest linnast Põlvast ja täna elan Tartus, ajan vaikselt oma jumestaja karjääri ja kulmutehnik olen ka vaikselt. No, alles lapsekingades, ütleme nii. Aga jah, niimoodi ma toimetan, ajan sotsiaalmeediast, teen mingit sisu vahepeal. Ja mis sind siia tõi? Mida ma tulin? Kutsuti. Ei, tegelikult. Ma arvan, et see, et jah, et ma olen oma rinnavähi lugu niimoodi avalikult jaganud nii palju, et see mind täna siia tõi. Ja Annika? Jaa, et samamoodi mind ka kutsuti, ma ei tulnud ise siia niimoodi. Aga rahvas lõhub, ma tahan tulla saatesse. Aga jah, selles mõttes, et see kutse oli selles mõttes väga äge ja ma ju ei ela tegelikult Tartus, on ju, et selles mõttes, et ma paningi täna töö korraks pausile ja ütlesin, et kui kutsutakse, siis tuleb ka minna, on ju, ja siis ma siis olen. Muidu olen ma ikkagi sündinud Tartus. Kasvanud ka siin, aga elu on mind ikka Tallinnasse ja nüüd juba otsapidi siis Kesk-Eestis, eks ole. Ja eks mind ühendab siin ruumis nagu kõiki teisigi siin, et onkoloogika, eks ole, et meil on kõik mingis diagnoos ja tänasel päeval siis just see rinnavähi teema, et ei ole see mingi puutumata jätnud kahjuks. Nii, ja kas teil on ka rinnavähi diagnoos? Ei, on diagnoos, aga rinnad jäid seekord puutumata. Kuigi vist vahepeal vaatad seda skaalat, mis siin on tehtud, siis mõtled, et need rinnad on just nagu seal sees. Aga ei, mina ei kuulu sinna skaalasse. Mina olen siis sellise teise vähiliigi esindajana. Ma lihtsalt teine vähiliik. Teine vähiliik, sest mingi eraldi saat tegema. Regulaaris. Ei no, miks ma seda küsin, Pille, see tegelikult võib-olla päris nagu laest võetud küsimus ei olnud praegu, kuigi võis tunduda. Ma lihtsalt olen mõelnud selle pealt, ma tean ju meil ka onkoloogika kogukonnas on inimesi, kellel on mitu erinevat diagnoosi ka, et vahel on see, et kui sa selle ühe diagnoosi juba saad kätte, et siis sul on kogu fookus seal, et sellest lahti saada, et see tagasi ei tuleks, aga tegelikult vist on reaalne see, et sa võid elu jooksul mitu erinevat tüüpi vähki ka saada, nii et see on see nii-öelda jutumärkides just kui topeltbingo. Ekstra jackpot. See on see jackpot, mis saab. Sest neid inimesi ikka on, jah. Et kui mul nüüd nahaarst ütles, et sul on 4 sünnimärki ära lõigata, siis ma juba olin nagu okei. Issand ära hirmuta, ma pean ka minema nahaarstile. Jaa, mingi käige. Kusjuures Pillega meil oli jumala hea häkk. Sa ütlesid, sul mees peab minema. Ei saa nii pikad järjekorrad. Noh, siis on siis, et paned kirja ja on kirjas ja küll see kätte jõuab, aga nii kaua, kui me räägime sellest, et on pikk järjekord, et siis ei jõuagi minna, sest seda sai pikalt planeeritud. Aga me ei tahtnud täna rääkida mitte melanoomist, vaid rinnavähist, sest nagu sissejuhatuses juba kõlas rinnavähi teadlikkuse kuu viimaseid päevi küll käimas on ja kõiksugu brändid ja kanalid ja asjad on kõik roosaks värvunud. See on ka muidugi ülekasutatud ja kuritarvitatud teema tegelikult väga palju turunduses.
ehk siis on roosapesu on täitsa teema, millest räägitakse väljamaal, Eestis mitte veel nii palju, et paneme selle roosa lindi, mis sulgi Merili rinnas on külge ja ütleme, et annetame midagi kuhugi või teeme, et siis tegelikult sellega päris palju ettevõtted teenivad, olemata võib-olla liiga palju päriselt selle teemaga kaasas. Et on isegi kampaaniaid, ma ei hakkas mingi tohutu silmaringi laiendamine, pidime teiega rääkima, aga isegi kampaaniad sellel suunal tegelikult rinnavähi patsientidelt, et me võtame oma rinnavähi teema tagasi, et ärge kommertsialiseerige seda ära, et see tegelikult puudutab nii paljusid naisi, muudab nii paljusid elusid, et selle pealt raha teenima hakata on täiesti nagu ebaeetiline, on ju. Nii et vot, selline värk laiast maailmast. Mul tekib kohe süütunne nüüd. Miks? Sest ma ise just tegin Tradehouse'iga koostööd selles osas, et neil on ka mingisugune teatud kogumik tooteid, siis mida nad nii-öelda siis müüvad ja annetavad Vähiliidule. Vaat see on jällegi see, et kui seda annetatakse ka nagu päriselt on ju, siis on, see kannab ju oma eesmärki, aga pahatihti kipubki vist nii olema, et nad panevad selle sildi sinna külge, et justkui ilge heategevus käib, aga tulemus on tegelikult see, et see ei jõua tegelikult sinna sihtgruppi, kuhu nad tegelikult algselt mõtlesid planeerida. Ja kindlasti neid ettevõtteid on ka, kes näevad seal seda nii-öelda raha teenimise võimalust. Aga kokkuvõttes kuniks kõik on eetiline, siis tegelikult see on ju väga tänuväärt, et niimoodi see teadlikkus ju ka tekib. Et rinnavähk on ikkagi üks kõige paremini teadvustatud vähivorme ju Eestis ja maailmas üldse. Aga kuidas teie oma diagnoosini jõudsite, et Annika, palju sul sellest möödas on, mis see sinu lugu on? Minu lugu tegelikult võib-olla nagu aastatega palju pikem on ju, kui võib-olla lihtsalt see diagnoosilugu, et võib-olla niimoodi lühidalt võtta kokku, et mul on seda suguvõses ka esinenud, eks ole, et minu ema põdes seda 2016. aastal, eks ole, ta avastas ka tüki enda rinnas ja ega ta mulle siis seda rääkinud on ju, ja siis kuusid ka läbi kolmandate isikute ja siis ma veel ütlesin ka, et lähme siis ruttu nüüd nagu mammograafiasse, et siin nagu oodata ei ole. Ei no pikad järjekorrad, no ikka, ei noh, nii ei saa, mul on perearst puhkusel, ei me sinna saa. Võtsid siis Tartu Ülikooli kliinikumi ühendust, mul on nüüd kiiresti ikkagi vaja, on ju. Ei no, aga saate kirja või, mõtlesin, no mis see aeg on siis, kui ma maksan selle nagu tasu on ju visiidi eest, et kuna ma siis saan tulla? Homme hommikul kell 8. Väga hea, ma tulen hommikul kell 8. Aga hästi tore mammograaf oli, et selles mõttes tema nagu ajas asja korda niimoodi, et mingit visiiditasu me ei maksnud, noh tuligi välja, et seal on ikkagi see vähivorm taga. Ja tegelikult lõppes kõik väga kenasti, et selles mõttes, et töö kiire korralik ja 2021 tegin mina selle antigeenese kiirtesti, vaata, mis sai nagu ära määrata on ju, ja sealt tuli mul välja, et mul on hästi kõrge risk. Noh, jällegi üks tore teadmine, millega ma tegelikult mitte midagi peale ei hakanud esialgu, kuni siis 22 aasta, kui ma olin 21. aastal oma ema matnud, ja noh, elasidki sellised pidevas leinas, stressis, vaata, aga noh, ikkagi toimetasid edasi, on ju, pereema nagu ma olen, on ju. Ja siis mõtlesin, et nüüd ma võtan oma tervise kätte ja ma lähen ka arsti juurde, lähen ka kontrollima, on ju. Ja jõudsin oma teega siis rinnakabinetti. Ja siis tuli välja, et mul oli doktor Padrik oli teinud tegelikult ka saatekirja kontrolli minemiseks, et aga ma ei teadnudki seda, et see süsteemist ei tule seda teavitust, et kuna sul see kõrge riski saaja, et siis sa saad mine kontrolli, on ju. Et keegi kuskilt ei öelnud, on ju, kuna siis alles hilja avastasid. Ja 22. aastal ma käisin siis seal kontrollis, tehti täiskontroll, ultraheli, mammograafia, kõik tehti ära. Kõik on just korras. Noh, super äge. 9 kuud hiljem mõlema rinna pahaloomeline kasva diagnoos. Ja kuidas see välja tuli? Tegelikult oli mul ka juba siis, kui ma käisin kontrollis, seal parema rinnaku juures oli selline hästi imepisikene muna. Noh, see nagu liikus, mingid valud ei teinud, on ju vaadata ultraes ka, et noh, mingi rasunääre paistab, noh, midagi hullu ei ole. Mis seal ikka? Aga see hakkas kasvama mingi, et kui see sügise poole hakkas, ma ütlesin, noh, valu ta ei tee, mind ta ei häirinud, las ta siis seal olla, on ju. Kuni siis aasta lõpus või siis 23. aasta alguses, kui mul laps kuidagi mängides põlvega pani nagu vastu seda muna. Ja kui sa tundsid seda, see on hullem kui sünnitusvalu, mis läbi käis, on ju, siis mõtlesin, et Pekki, see vist ei ole päris õige värk, aga mitte kordagi käib peast läbi, et mul võiks olla vähk. Noh,
teadsid, et asi pole õige. nii noortel on see surematuse tunne, kui ma Jaa. iseennast ka sinna mõtlen, sest et see aju ikkagi ei protsessi nagu vaata sinnamaani absoluutselt, ära, kuigi ma ju teadsin, et mul on kõrge risk, on ju. isegi see, et ema suri lõpuks Jaa, aga ta ei surnud vähki selles Okay. mõttes, et ta läks nagu muu asjaga, aga lihtsalt see, et nagu noh, mis asja, mul 36, no mida asja nagu, mis vähis me räägime, on ju, et see on vana inimeste haigus, on ju, ja kui vähk on, siis sa sured nagunii ära. Minu mõte oli täpselt sama. On ju. Ja mul oli ka see mõte, et kui on vähk, siis noh, ega sa sealt enam ju tagasi ei tule. ja kusjuures see on põhjus, miks mina usun täiega sellesse, et me peamegi rääkima ka vähiga elamisest, sellest, et inimesed elavad remissioonis, elavad 10 aastaid, elavad väga hea elukvaliteediga, sest enamasti jälle lood, mis kuidagi jõuavad, on pikem ikkagi seotud sellega, et keegi lahkus või keegi vajab mingit elupäästvat ravi, muidu on minek, et kogu see selline stigma selle haiguse ümber meil ühiskonnas ongi ju see, et vähk võrdub surm. Aga niikaua, kuni me seda kuidagi teiste nurkade alt võib-olla näitama ei hakka, et siis see surmahirm, mis tuleb selle diagnoosi saamisega või see nagu nüüd on kõik, see on päris suur nagu takistus tegelikult inimestel selle kõigega toime tulemiseks. Aga see on üldises nii-öelda ka meie ühiskonna psühholoogias ikkagi väga-väga suur komistuskivi. Kuidagi terve inimesena sa nagu, noh, sa ei registreeri ära seda, et tegelikult nagu see elu nagu on võimalik, aga nagu milline see elu on, see on juba nagu iseasi, aga et nagu alati ei ole see kõik nagu nii negatiivne ja nii rusuv ja nii sünge, nagu mida ta kindlasti on, aga nagu noh, et võib-olla paneme nagu liiga palju seda nii-öelda pinget sinna peale, et nagu nüüd see peab olema nüüd hästi keeruline, hästi õudne ja et noh, nagu meie täna siin, et noh, ma ei tea. Kuidas sinu teekond alguse sai? Minu teekond sai alguse 2022 aastal. Minul ei ole perekonnas mingisugust seost kellelgi kuskil mingi vähiga välja arvatud. Vanaisal oli vist peensoolevähk, kui ma mäletan õigesti. Muus osas on nagu kõik kenasti olnud korras. Ja see oli siis 22 aasta suvi, juulikuu, Pärnu Beach Grandi festival. Tollel hetkel ma töötasin laeva peal, otse laeva pealt sõitsime sõbrannaga siis Pärnusse ja seal siis chillisime, noh, muidugi tarbisime alkoholi. Eelneval õhtul veel kandsin ise pruunistajad peale nahale, et tahan ilust pruun olla ikka peopäeval on ju. Ja noh, jumestaja nagu ma olen, mul oli kõik juba ette planeeritud, et ma panen selle ja selle selga ja siis ma teen selle ja selle meigi ja ma olin nagu nii elevil Ülelinna Vinski. Ja, ei, see oli minu jaoks lihtsalt, noh, see on see, et ma ei läinudki sinna selle muusika pärast, vaid selle pärast ma saaks ennast. Täpselt. Ja siis jõudis see päev kätte ja ma ei tea, seal tarbisime alkoholi ja tegime meike ja tantsisime, möllasime. Ja too aasta oli hästi külm ilm oli ja terve aeg sadas. Ja kuna mu sõbranna ei võtnud väga nagu mingeid riideid kaasa või mis iganes, siis meil oli kahe peale millegipärast üks vihmakeep, tükka korduv kasutatav. Ja siis ma andsin selle talle peale, et noh, et tal oli mingisugune teksariidest tagi, et noh, sul on seda rohkem vaja, minul oli mingi nahktagilaadne toode seljas. Väga palju ma sellest õhtust ei mäleta, sest et ma olin väga purjus ja ma sain räigelt külma. Ja tegelikult ma olin juba enne sutsukene tõbine, kui ma sinna läksin, aga ma lihtsalt mõtlesin, et ei, ma olen nii palju raha maksnud, et ma lähen. 04 ma lähen kohale. Järgmine hommik ärkan üles. Ja lisaks sellele räigele pohmakale, no ma olin täiesti paduhaige. No tatine, köhisin, ma ei tea, mida iganes veel. Ja olen siis seal pikali ja siis nagu hakkan siit niimoodi sügama, just nagu rinna pealt. Ja tunnen, et mingi pall on siin, nagu siin üleval, täpselt siin nipu üleval kohe. Mis asja, et mis jamas on nagu, et kuidas see võimalik on? Kas ma näen und praegu või? Ja kuna mul oli nii halb olla, siis järgmise päeva Beach Grandile me ei läinud sõbrannaga. Ehk siis selle päeva raha läks nagu raisku. Sõbranna läks siis ära, mina seal veel taastusin selle laupäevase päeva, et siis järgmine päev sõidan nagu koju. Ja siis kohe järgneval esmaspäeval hakkaski kiire, et
emaga otsisime kohe rinnakabineti numbrid ja aga samas kuna suvi oli, enamus ju puhkavad. Ja siis nagu tuletikuga otsid taga, et kuhu saaks, et palun, mul on tükk rinnas, keegi lihtsalt aidake. Ja jõudsin siis siia Tartusse rinnakabinetti. Siin siis võeti mind vastu, katsuti üle, kontrolliti. Esimesed sõnad olid, mis mul mitte kunagi meelest ei lähe. Et rinnavähk ei ole see kindlasti, et rinnavähk ei ole nii piiritletud. Okei. Üks kivi langes südamelt, on ju. Ja sellest hetkest edasi ma ei mõelnud mitte ühtegi korda, et tegu võiks olla kasvajaga. Ja sealt hakkas see pall siis veerema, et arvati siis, käisin ka ultrailides, tehti vereproove, kompuutris käisin. Kusjuures mul hiljem onkoloog vaatas mu haiguslugu, ütles, et sul oli vist mingi 8 või 9 korda ultraili uuringuid tehtud. Mitte midagi ei näidanud. Absoluutselt. Ja selles tükis oli vedelik sees, mida nagu ka saadeti kogu aeg uuringutele ja midagi nagu halba ei näe, on nagu põletik, pandi nagu antibiootikumi ravi peale, muudkui ka torgiti, siin oli treen sees, et seda vedelikku välja ajada. Siis, kui see treen esimest korda sisse pandi siia rinda, siis mul tõmbas palaviku too sama õhtu 40 peale, ma olin nagu kodus põrandal täiesti nagu hinge vaagumas juba. Hiljem tuli välja, et oli päris eluohtlik olukord, aga õnneks tulin välja sellest. Jäin ellu, siin ma olen. Aga jah, ja siis lõpuks ma jõudsingi kogu selle tralli peale, ma jõudsin mammograafiasse Tartus ja ma ei jõudnud veel Põlvasse tagasigi, ma elasin tollel hetkel Põlvas, sõitsin siis mammograafia uuringult tagasi, see oli septembrikuus. Ja siis juba see mammograafia arst helistas mulle, et kuule, et ma nagu midagi halba ei näe siin, aga ma tahaksin väga sind saata ikkagi ultraeli uuringusse ja et lasta biopsia võtta. Et kuna see ei ole sul selle 3 kuuga siin mingid paranemismärke nagu näidanud, siis igaks juhuks, et välistada halvimat. Jällegi ma ei mõelnud absoluutselt mitte midagi nagu. Ma olin mingi, et okei, davai. Käisin seal ära ja siis sealt öeldigi, et kuskil mingi 3-4 nädalat läheb aega, siis saad vastused. Ja siis täiesti lambist, see oli 7. oktoober aastal 2022, kui mul tuli meelde, et kuule, mingid tulemused pidid olema ju. Läksin siis digilukku üksi kodus. Ja sealt see diagnoos mulle vastu vaatas. Ja muidugi ma lõin selle kohe Google'sse sisse. Ja siis ma vajusin sinna põrandale. Ma ei suutnud seda uskuda. Ma ei saanud aru, mis toimub. Ma ei teadnud, kuhu kellele helistada, mis asja. Ma olin nagu täiesti, see oli nagu väljaspool keha kogemus. Sa oled 29, sa oled üksi kodus ja sa näed digiloos, et sul on kasvaja. Võt, see on nagu üks asi, mis nagu mõtlen enda kogemusele, et ma olen nagu ülimalt tänulik nagu perhi nagu olukorrale, et nemad ei pane seda nagu diagnoosi sulle nagu digilukku enne üles, kui nad on patsiendiga rääkinud. Ma tean seda kohviklubis ja erinevates väga palju kirjutad, mis mõttes mul on õigus teada ja mida kõike, aga teistpidi, ongi see, et sa lööd selle Google'isse sisse, on ju, siis sa nagu ilma arstliku selgituseta sa nagu kujutadki juba, ma ei tea, mida ja, ette. See oli väga õudne ja ega mul tolleks hetkeks, mul ei olnudki kellegi teisega ühendust võtta, kui see rinnakabineti ämmaemand. Ja siis ta ütles, et jah, et asi on halb, et siin on vaja nüüd kiirelt tegutseda ja tema siis üritas mind saada, ta andis mul saatekirja onkoloogi juurde, ütles ka veel, et 3 nädalat on ooteajad praegu, et mine EMO-sse, et kuna sul on olukord tõsine, et sealt võib-olla saad nagu kiiremini löögile. Sealt EMO-st ma sain sõimata, sest ma läksin sinna nuttes, sest et ma olin paar tundi enne seda teada saanud, et mul on kasvaja, ma hakkan ära surema äkki, ma ei tea, võib-olla sellepärast nutan. Nii, läksin sinna, sain sõimata, et nüüd on aeg ennast kokku võtta. Nüüd tagantjärgi ma mõtlen, et tegelikult tal oli õigus. Mul oli ka aeg ennast kokku võtta. Aga tollel hetkel mul ei olnud nagu seda lööki veel nagu vaja, et ma olin niigi maas juba. Küsimus on selles, kas ikkagi paar tundi peale diagnoosi saamist pead juba ennast kokku võtma või tegelikult see on ikkagi väga okei, et sa oledki šokis. Ma tundsin ka tollel hetkel, et kuidagi, et palun lihtsalt valideeri seda, mida ma praegu tunnen. Ma olen noor inimene, nagu, et miks sa ei pea mulle seda ütlema, lihtsalt ütle, et nagu
nagu rahustav ei ole inimene. Kogu nende teekondade juures, mida ise oled kogenud ja kuuledki siit kõiki teiste lugusid, siis mulle tundubki vahest, et see ravi kohati ei olegi nii keeruline nagu nende kõiksuguste tunnetega, nii enda kui tegelikult vahest mulle tundub ka nende kõrvalseisva inimese tunnetega, tegelikult me ei oskagi nagu mitte midagi peale hakata. See on natuke sarnane nagu koolis lapsi õpetada ei olegi nagu nii keeruline, kui lõpuks toime tulla kõikide nende emotsioonidega, mis tulevad nii laste seest kui lapsevanematelt ja igalt poolt, ja seda meile keegi ju koolis ei õpeta, kuidas nendega toime tulla. Just. Kusjuures, kui ma hakkan nagu mõtlema enda loole ka nagu tagantjärgi, et et said seal diagnoosi, on ju, elasid selle nagu siis selle tipphetke elasin üle, mina läksin peale seda tööle kusjuures. Hoidsin ennast koos, tegin oma tööasjad ära, läksin koju ja siis ma nagu vajusin. Samal päeval siis, kui sa samal päeval mees ütles küll mulle, et mine ära palun koju. Tere tulemast klubisse. Ja siis mõtlesin, ma ei saa praegu, ma lähen kõigepealt teen oma tööd, ma lähen kodukontorisse, aga ma lähen käin tööd läbi, aga see, kuidas sa nagu võtad ennast niimoodi, et nagu oma riismed trussikud enam üles, on ju, ja nüüd tõmbased keep smiling, life is good ja siis sa marsid selle edasi, vaatad inimeste silma, et ja ma teen oma asjad ära ja olgu näeme homme või millal iganes, on ju. Ja siis autosõit, mul oli ikkagi see 40 minutit töölt nagu koju sõita, on ju, et siis sa nagu seal oota, kas ma ikka saan nagu sõita või, et mul õde veel küsis ka, et kuule, kas sa nagu peas soe peast, no et sa nagu istud autorooli, ma ütlesin, kuule, ma olen 3 lapse ema, no mida sa mu käest saada tahad, on ju, ma suudan kõike praegu, on ju, et ärge torkige, on ju. Et aga mulle, mis mind väga hästi nagu kokku võttis, oli see, et kui me mehega nagu istusime, rääkisime, minu käest ikkagi tunned üles alla, on ju, et nutad siin ja nutad seal, et mis me nüüd oma lastega siin peale hakkame, on ju. Ja siis ta nagu, kui ma tagantjärgi mõtlengi, et ega tema ei osanud ju mitte midagi selles olukorras teha, on ju. Tema oli nagu tegelikult ka ju, ma ei tea, üle parda visatud, et nagu su naisel on nüüd nagu vähk, eks ole. Ja siis ta ütles mulle hästi huvitavad sõnad, mille peale nagu enam oligi, et ja need olid väga kuldsed. Küsis mu käest niimoodi, et kas sa tahad elada? Sekunditki ma ütlen, jaa. Kas arst ütles sulle, et sa sured ära? Ma ütlesin, et ei. Kas arst ütles, et ei saa mitte midagi teha? Ei. Aga mida sa töinad siis? Et hakkame äkki võitlema, meil on ju olemas nüüd, meil on see teadmine olemas, jah, nõme, it sucks, on ju. Aga lähme siit edasi, meil on tegelikult nüüd on olemas info, me saame hakata edasi minema ja keegi pole sulle öelnud, et nagu meil ei ole mitte midagi teha, et sorry, on ju. Vaata, siin tulebki see dünaamika välja, kuidas inimesed reageerivad šokifaasis hästi erinevalt. Ja see ongi ju, nii ongi. Et aga ma ei tea, mina tahaks kallistada su meest. Ei no tõesti, müts maha. Väga selles mõttes väga hea selgroog. Ei nüüd tagantjärgis, kui ma selle kogemusnõustamist sinna juurde nagu õppisid, vaat seal on see, et sa pead reflekteerima oma lugu, on ju, ja kõike seda ja siis ma panin selle nagu teksti enda jaoks kokku ja siis ma palusin oma abikaasa see üle lugeda, et kas nagu tundub nagu loogiline jada, sest mul on ikkagi selle emotsioonid vahel või midagi ja ta ei jumala pikaks ajaks sinna nagu lugema. Ma küsin, et kas midagi on valesti või et nagu liiga mis igan ja siis ta vaatab mun otsa ja ütleb, et kas sa päriselt ka nii mõtled või? Kas ma kirjutasin midagi sellist, et nagu mis ma valesti tegin? Aga seal oli tegelikult see lause, mida ma ei olnud talle vist kunagi öelnud, et oli see, et minul oli luba olla haige. Et ta võttis selle pere toimimise nagu enda peale, et laste eest hoolises, kodu eest, ma võisingi nagu olla, nagu vedeleda seal diivanil, kuigi ma väga toimetasin, ma olin väga nagu selles mõttes ikkagi aktiivne võrreldes võib-olla paljude teiste vähipatsientidega, on ju. Aga ma ei olnud mitte kunagi talle vist öelnud, et ma panin tähele seda, et sa tegelikult jätsid oma elu pausile ja tegelesid minu ees selle kõigega. Et siis oli, wow. Aga see on nii oluline tegelikult. Oli, et ma arvan, et selleta ei oleski nagu olnud midagi. Ükskõik, olgu see partner, sõbrannad, ülejäänud perekond, see on nii oluline, et sul lubatakse lihtsalt olla. Et lihtsalt, tõesti, mu ema ütles ka mulle need kuldsed nagu fraasid, et kuule, Merili, praegu on sinu asi keskenduda ravile. Kõik, mis puudutab raha ja muid asju, lükka see kõik praegu oma elus nagu kõrvale, me saame hakkama. Meil on hästi. Sest samas, kui ma mõtlen, kui ma sain ise eelmise aasta veebruaris diagnoosi, siis mul oli ka okei, nüüd ma võtan aja maha, kõik on ju 6 aega olin haiguslehel
ja juba oli see, et okei, ma tegelikult peaks tagasi minema, sellepärast et oota, mu tiim läheb eest ära, nad äkki enam nagu ei ootagi mind varsti tagasi, nad unustavad mind ära või et äkki ma ei saagi siis enam tööalaselt mingeid asju saavutada või noh, nagu mingi siuke tunne, et maailm natukene nagu kuidagi jookseb eest ära, et ma ikkagi peaks tagasi minema. Oli see nagu esimene kogemus, kuigi kõik ümberringi ütlesid ka töökaaslasest, et keskendu iseendale. See tunne ikka tekib ja ise, aga ma ei suutnud ise nagu seda teha. Kuni siis ikkagi, seda mu lugu ma olen nii palju kordi rääkinud ka, et kuni mulle siis ikka ühel hetkel tuli mõistus pähe või ma lubasin endale seda, et nüüd on see hetk, on ju. Et tegelikult ma pean ikkagi võtma selle aja, et see kõik läbi töötada, on ju, nii et aga see on, ma arvan, hästi suur väärtus, kui selleks on päriselt ka võimalus, sest et üks asi on see, et kas sul on inimesed kõrval, kes sind sellest toetavad, teine asi on jälle ka majanduslik pool inimestel, on ju, et kõik need hirmud, mis sellega tulevad. Aga kas sina oleksid esimesel samal päeval kohe tööle tagasi, kuidas te oma selle tööeluga üldse tegite, et kas te olite pikemalt eemal või kuidas? Tegelikult minuga oli üsna lihtne, et ma jätkasin töötamist kuni siiamaani. Selles mõttes, et minu ainuke haigusleht terve selle diagnoosi ja selle ravi ajal oli ainult siis, kui ma käisin operatsioonil ja see oli see 2 nädalat, mis mul ei olnud valikut, ma pidin võtma. Et nii kummaline, kui see ka ei ole, mul on selles mõttes hästi-hästi vedas. Ma talusin ravi ikka väga-väga hästi, mu keha talus seda hästi, ma suutsin käia tööl. Ja ma arvan, et siin on üks oluline aspekt on ka see, et mu tööandja mõistis seda olukorda. Et kui sul tööandja nagu seal taga ei ole, kes nagu ütleb, et kuule, et alles kutta on ju, mine käi see ravil, kui sa järgneb, tee kodukontor või ole distantsil, mis iganes on ju. Et võtta see aeg, aga kui tunned, võtta haigusleht. Aga mul nagu oligi, mulle iga 4 päeva oli see, mitte iga 4 päeva, 3 nädala tagant on ju. Et 4 päeval käis ravil ära, reede olid kodukontoris, nädalavahetus vahel, esmaspäeval ma olin juba täiesti nagu täitsa okei. Aga kõige keerulisem oli siis, kui need juuksed nagu ikkagi ära tulid, on ju, et sa lähed nagu, et kogu aeg on olnud üks nagu Annika seal töö juures, on ju, kuna ma olen nagu ikkagi personalijuht ka, on ju, siis kogu aeg suhted töötajatega ja nüüd äkitselt outfiti nagu soengu muutusid, siis mul olid sellised nagu ikkagi pigem blondi karva nagu juuksed, väga kihvt parukas oli. Ja siis ma mäletan, ma käisin ühe partneriga, käisime nagu siis laos nagu ringi ja töötad kõik nagu tere. Võõrastel on nagu laos viibimine keelatud. Ma ütlesin, väga armas Tarmo, et ma olen siis ka ja, aga nad ei tundnud ära, et ma panin veel prillid ka ette, sest mul tegelikult on ka prillid ka olemas, on, sest ei tundnudki mind ära, on ju. Aga teistpidi jällegi väga palju kiitus, väga äge, on ju, ja ma ütlesin, inimesed ikka muudavad ju nagu soengut ja mida kõike veel, et nagu, ja mõni töötaja ei saanudki aru, et ma nagu üldse parukatki kannan, on ju, et ütles, et ja siis, kui ma lühikestega tulin kohale, et nii julge lõikus. Jah, just on ju, et nagu, et selles suhtes on hästi kihvt ja mul olid väga nagu super kolleegid, et kes nagu toetasid, et ma räägin, et kui seda taga ei ole, siis ongi ääretult keeruline või näiteks kui on tõesti see, et sul see keemiaravi või üldse see raviprotsess on nagu hästi-hästi keeruline, siis ma tean, et Meri sinul ei läinud nagu nii lepase reega, et sul ikka olid neid kõrvaltoimeid ka. Ja see teine pool oli veits ränk ja ma ikka vedelesin nädal aega voodis niimoodi, et ma mõtlesin, et pühade püss küll, no mis siit tulema hakkab. Aga mis mulle nagu meeldib, kui ma mõtlen Merili peale korraks, et kui ma ise diagnoosin, siis ma ei nagu ikka vahepeal otsid ju seda infot, eks ole, et ja siis ma sattusin ka Merili nagu selle videode nagu keskele ja siis mul väga meeldis see, kuidas sul oli dissi ärasaatmispidu. Räägi sellest. Oli jah. Sõbrannad korraldasid mulle dissi ärasaatmispeo, kõik oli dissiteemaline. Kinkisid mulle dissipadja, dissi topsid olid, kust me jõime. Üks sõbrannadest tegi dissimängu, et ta oli ise selle kokku pannud siuke suur, riputas ukse peale ja siis me pidime palle loopima sinna rinnahoidjate sisse ja oh my god, kõik oli nagu dissiteemaline. 3 olime minu juures kodus ja meil sai niimoodi pulli lihtsalt, et ja nii tore, et ma seda kõike dokumenteerisin ja et see on nagu täna ma saan YouTube'ist järgi vaadata seda. See oli väga äge, soovitan vaadata. Jah, ja enne operatsiooni nad tegid mulle slideshow nagu, et head aega diss, et tore oli, et tulid ja olid, aga nüüd on su aeg minna vaata ja siis ma mingi keset seal kliinikumi suurt seda koridori töin on täiesti, ma mingi oh my god, te olete joo, sinuga. Ja see oli nii armas, et see kuidagi see, kuidas mu sõbrannad ikkagi täiesti uskumatu, et nad on minust nii palju nooremad ikkagi.
et eks ei olnud nende jaoks ka lihtne saada teada, et kuule, et su sõbrannal on nüüd selline seis, aga see, kuidas nad mind nagu ja kuidas see must huumor ja üldse kõik see, kuidas me ravi jooksul ilma musta huumorita vist See oli- ei olegi ja me võimalik niimoodi seda hirmusime, kõike kui mul olid juuksed ära ja siis nad naersid, et issand jumal, sa oled nagu see 50-ndates keskealine see vend, et noh, meil sai nalja nende asjadega, et me nutsime ja naersime koos. aga kui nüüd kogu seda raviteekonda võtta ja teie kehade lugusid, siis kui palju teie kehad muutusid ja kuidas te selle muutustega olete sina peale saanud? No jah, eks iga naise jaoks on ju kõik selline väline muutumine on siuke, noh, natuke võib-olla raske teema. Ma ei tea, kas ma olen imelik selle koha pealt, aga minu jaoks näiteks see juuste kaotamine ja see rinnast ilma jäämine ei ole üldse olnud suured asjad. Ma tean, et see väga paljude jaoks on väga nagu selline emotsionaalne ja selline, et noh, ma mäletan, kui ma endal juuksed maha ajasin, ma just naersin peegli ees. Ma ütlesin, et issand jumal, saigi vanast taagast lahti, et noh, öeldakse, et juuksed hoiavad mingit mälu. Ma olin mingi, anna, aga see masin siia, ema nutab selja taga, ma mingi, davai, noh. Et ja ma ei tea, kust see tuli või kust see tuleb või ma kuidagi mõtlesin, et no jah, et aga ma muidu ju ei ajaks ennast kiilaks, et noh, jällegi Hea võimalus sellega ära soengut proovida. vahetada. et põnev periood elus ja noh, kes teab, mis siit pärast tagasi kasvab, et noh, jumal äge, noh, täna ma ütlen, et mul on palju ilusamad juuksed kui enne olid, et jumala savi, noh. Et ja see rinna, noh, mulle pakuti seda taastamist ka tegelikult. Aga ma ei tea, ma seal kabinetis, mul oli mingi, võtke kas või 2 või ma ei tea, tehke, mis tahate. Lihtsalt öelge, et ma olen terve. Ja see on kõik, mis mu jaoks oluline on. Ja niimoodi ta läks jah, et täna ma ka nagu, et kui ma ühe rinnaga olen, ma ei tunne ennast kuidagi vähem naisena või ma käin kohtingutel, ma möllan ringi. Ma nagu ei tunne, et see kuidagi oleks teistmoodi või et võib-olla meeste jaoks jah, on mingisugune vahe. Aga nagu üks potentsiaalne kandidaat ütles mulle, et no siis tegelemegi teisega rohkem, no mis seal siis ikka. Oi noh, mind on väga lihtne nüüd ära võita. Ütlen need kuldsed sõnad, et see ei ole oluline ja siis ma olen juba müüdud. Davai, abiellume, teeme igast asju. aga see tuleb hästi tuttav ette, et noh, me just enne, kui me lindistama panime oma saate, et siis lõppisime siin, et meil on stuudios 7 silma ja 7 rinda, et kui ka minu see silmakaotus oli, siis täpselt see tundus nagu nii tühine selle kõrval, et Sa saad terveks et sa elad. Ja, et lihtsalt laske mul elada. Vahet ei ole nagu, võtke see rind, võtke 2 või ma ei tea, pange 3 juurde või tehke, mis tahate. Jumalas lihtsalt. Ja see moment, kõik hoiatasid mind, et siis kui sa peale oppi näed ennast esimest korda, et oi, siis on nii õudne, siis on nii hirmus. Aga kes need kõik olid nagu selles mõttes, et Ei inimesed, kes ei tea. ole kunagi teinud läbi tegelikult No suure täpselt, pilli? umbes nii, et noh, et nüüd ikka, et see on nagu selline emotsionaalne hetk. Minul näiteks oli väga emotsionaalne hetk ikkagi. Oma jalaga seoses. Ja see ongi loogiline tegelikult. Jalaga, vaid see oli ikkagi siis, kui raamatuski kirjutasin, et ma nägin välja nagu see nõid Voldemort on ju, et su kehal ei ole ühtegi karva, noh ikkagi selles mõttes minul oli korraks ikkagi hästi keeruline, võib-olla lihtsalt ka see füüsiline olemine oli lihtsalt niivõrd kehva, et kogu see kompott oli nii raske. Aga Annika, kuidas sinul oma? Mina võtsin ka Oma nagu looga. selles mõttes hästi nagu rahulikult, et need on kõigest rinnad on ju, et on väga palju naisi, kellel ongi nagu korv on ju, pole praktiliselt midagi ollagi on ju ja või on inimesed, kellel on väga suured ja vähendatakse on ju, et minu jaoks oli ka nagu mitte primaarne asi on ju, loomulikult oli ka meil abikaasaga nagu juttu selles mõttes, et see mõjutab ka meie nagu voodielu on ju, et kuidas see nagu kõik hakkab nagu toimuma, et kui sul on mingi kunstrinnad või mitte midagi on ju, et kuidas see teda nagu mõjutab on ju. Tema ütles, et kokkuvõttes tal ei ole nagu vahet, et nagu peaasi, et sina nagu siin on täpselt see samane mõte, et nagu peaasi, ma elan on ju. Et kõik muu on tegelikult kas siis taastatav, kasutada mingi protees ja mida iganes. Et mina ka alguses võtsin enda seisukoha, et võtke nad ära ja ma ei pane tagasi, et ma ei pane oma keha uuesti selles seisu, et nagu ta peab kohe mingi uue asjaga nagu harjuma, et kuidagi nagu nii ränk kogemus, just see keemiaravi ja kõik asjad, et ja siis hakka veel mingi võõrkehadega siin kehas nagu toimetama.
aga kuidagi läks nagu väga spontaanselt ja minu see arst ütles, et ei no paneme kohe uued ja mõtlesin, et noh, pange siis need uued mulle sinna sisse ära ja teeme ära. ja siis peale oppi, kui märkasin, noh, pole paha, tere tulemast. Päris hea ju. Aga tegelikult millest on nagu, noh, mul muidugi ei läinud nii hästi, selles mõttes, et ikkagi nagu tekkis seda nibu ümber see põletik, on ju, mulle, ma pidin minema uuesti lauale, on ju, siis mul ikkagi arst otsustas seda, et tuleb nagu implantaandi uuesti ikkagi eemaldada. Ja see oli kihvt oli see, et ma nagu ärkasin sealt ilusti ülesse ja istusin siis mina rõõmsalt oma haiglavoodis, vastas oli üks teine naisterahvas. Ütles, et Annika, et sul võeti siis see üks tiss ära või? Mina ütlen, ei võetud. Siis vaatad, on nii tüssis. et tegelikult tuli välja, et nad olidki selle ekspandri on ju pannud, on ju, aga nagu ma ise ei teadnud seda, on ju. Sest et tol hetkel ei olnud juttu sellest, et nad võtavad välja, on ju, et ma nagu ei olnud arstiga jõudnud rääkida, aga sul võeti ära või? Ei. On ja teistmoodi. Ja seda hakatigi nagu veega nagu täitma siis, on ju, ma käisin mingi aja tagant, on ju, ja siis nad täitsid selle lahusega, on ju. Ja siis veebruaris hiljem pandi mulle sinna uuesti implantant sisse. Et aga millest nagu jällegi hästi palju ei räägita, on ju, juurde on ju see, et tegelikult see taastumine kõik see peale seda nagu hakkab olema, et tegelikult ei ole nagu kunstrindadega on, et pannakse inimesed uued tissid, on ju, et mis siis on, et riigi kulu saad uued rinnad, on ju. Et tegelikult näiteks mina, kes mul on kõhna kehaehitusega, et siis on tegelikult üsna problemaatiline, sellepärast, et mul see rinnalihas on ka õhukene. Nad panevad küll selle lihase taha, on ju, aga siis tekivad need lohukesed, siis need ääred on hästi näha, on ju. Ja selle peale öeldi ka, et neid saab vaata siis nende süstidega põhimõtteliselt nagu täita rasvasüstidega. Ja ma ütlesin, et okei, hiljem kunagi tegelen, ma pidin selle aasta veebruaris pidingi minema ja saad ma seisin selle registratuuri juures, et panen aja. Ei, ma ei taha. Ma lihtsalt ei taha sinna arsti juurde rohkem ja ma ei taha seda torkimist, et mul on savined ääred, on ju. Tissid on ees, fine, on ju, et nagu mees saab ka hakkama, kõik on nagu okei, on ju. Et mul ei ole nagu seda vaja. Ja juustekaduga nagu minul ka ei olnud, et nagu, noh, loomulikult oli nagu kohati väga tüütu, on ju, aga suvel oli jumala hea olla, et nagu... Appi ja... Et see oli nagu kuidas mina ka nautisin seda. See oli parim suvi. Et ja väga hea oli, jalgu ei pidanud raseerima, kuskil depilatsioonis käima ei pidanud, elu oli jumala muret selle koha peal. Eks seal ilmselt vist on ka see, et kui kaua see kõik ka kestab, kui palju kordi tuleb seda läbi teha, kui suured on need muud vaevused selle kõige kõrval, et see, kus inimesed lähevad paiste ja noh, muutuvad tegelikult tundmatuseni, on ju, et mõnel juhul sa kaotad juuksed ja kehakarvad, aga et need lood on nii erinevad ka tegelikult. Ja, et mul ikka esimese ravi aeg ma olin ikka tundmatuseni muutunud ikkagi, et just see esimene ravi. Kusjuures mina nagu ravi ajal... Juuste kadu ei olnudki nagu probleem. Aga sul ongi probleem, sest et see keemia lükkab ka sul see laju psüühika, eks ju, seal hakkab juba oma ette maailm mängima, on ju. Et siis see kompott nagu mida, et seepärast ongi, et meie lood on noh, nii unikaalsed, et sellised erilised, et aga kas teil selle kõige taga nagu noh, kui te ütlete esimene reaktsioon, kui te saite diagnoosi, siis oli see okei, nüüd ma suren ära. Noh, sul tõi mees maa peal, on ju, sa mõtlesid ka, et okei, noh, siis saab hakkama. Ma ei olnudki maa peal. Aga kui palju ma olin ikka mitu päeva kadunud. Kui palju kogu selle teekonna taustal seda surmahirmu või oma surelikkuse teadvustamist või seda poolt nagu on olnud? Kui palju te olete, kui see elutunnetus, kas see on muutunud ka kuidagi või tegelikult te panete samamoodi edasi nagu enne diagnoosi või? See oli ikka väärtushinnangud hoopis nagu teises suunas, et kui varem oli nagu kuidagi nagu noh, planeerisid ja tead, võtsid nagu, ma ei tea, elu kuidagi hästi lihtsalt kõik, on ju. Ja või iseenesest mõistetavana kõik, on ju, nagu see on ju loogiline, et me teeme nii või naapidi. Et peale diagnoosi sa said aru, et elu on ikka nagu nii habras, et nagu ühe hetkega sul on kõik olemas, teise hetkega sul võetakse see nagu hakatakse tükk haaval ära võtma. Et noh, praegugi, kui ma mõtlen, et mul on diagnoosist on ju 2 aastat möödas, et ega ma ei ole ka ju kuskile pääsenud, eks ole, et jah, mul on praegu kõik on hästi, aga siiski on alati see kuklas on see tiksub midagi, on ju, et kui lähed arsti juurde, siis on et kõik kohad valutab, siin on mingi muna, siin on midagi, mingi laik, on ju, noh, et ühesõnaga keha suudab nagu, keha mäletab selles mõttes, et ja ikka on see hirm. Mis aja tagant sa käid praegu kontrollis? 6 kuu tagant käin. Sama. Et ja noh, iga kord on ikkagi on see, et mul onkoloog, kuna ma käin onkoloogi juures, kuna mul on siin nagu rinnakus on siis selline jälg
on ju, see oli ka siis, kui ma nagu diagnoosi sain, siis nad alguses mõtlesid, kas on metastaas äkki, vaata luudes või midagi. Ja nüüd ma praegu seda nagu ei näpi, vaatame, mis juhtub peale kiiritust ja kõike muud, on ju, ja siis see on kogu aeg olnud muutmatu. No mingi vari või mingi siuke... Jah, et ja siis mulle kiiritusarst ütles tegelikult nagu hästi kenasti, et tal on 10 aastat olnud üks patsient, kellel on kopsus nagu laigud, vaata, mõeldakse, et metasta, aga suure tõenäosusega nad on ikkagi mingi lapsepõlves või kuna iganes tekib mingid traumad, mingid löögid, on ju, mida inimesed ei teagi, on ju. Et noh, mul on ka scann on, kõik on tehtud, on ju, no ta on muutmatu, ta ei ole nagu aktiivne ega mitte midagi, on ju. Aga noh, kiiritusest ikkagi tekkis see tüsistus mul näiteks kopsu nagu paremale poole, on ju. Et ta ikkagi annab mul aegalt tunda ja siis mul ongi vahest tunne, et nii, nüüd on midagi jälle kuskil äkki tagasi või äkki midagi naha all, on ju. Ja siis mul oli hästi tore, oli seal PERHis oli üks selline, siiamaani töötab see arst seal, et patsiendid ei kiida teda väga, on ju, oma suhtumise poolest just, et mitte, et ta halb oleks, aga ta on hästi otsekohane ja ta võib-olla ei mõtle, mida patsient tunneb ja siis ta nii kihvtilt mulle ütles, et implantaatide peale tuleb ka vähk tagasi. Issand jumal. Aha, imeline. Aitäh, et sa nagu tunned nagu sellist, on ju, või siis see, et kui tänks selle julgustuse eest nagu. Et iga kord, kui onkoloog katsus on ja ta leiab alati mingi lümfi, liigub, on ja siis mõtled, et ei, mitte jälle või istud seal ultraheli kabinet, aga issand, kuidas silme ees jookseb nagu see film, on ju, et aga kuidas sa selle teemaga toime tulid või kui palju sa mõtlesid selle peale, et aga kui see asi läheb hullemaks, kui ma peaksin surema või see pigem, kuna ta oli sellises faasis kogu see vähk veel, et sellist otsest nagu lõplikkuse tunnet ei olnud, et siis... Ma võtsin endale niimoodi, et ma ei ole küll mingi jumalausklik ega mingi selline usu nagu teema, aga paratamatult inimene otsib alati kuskil kõrgemat nagu endale seda tuge või seda kedagi või miskit, on ju, mille poole siis nagu pöörduda. Ja aga kuna ma olin just ju tegelikult ikkagi ema kaotanud, on ju, et siis mõtlesin, täpselt, see on nüüd minu täht, vaata, kelle poole nagu, kes mind nagu hoiab. Et ja ma arvangi, et ongi nagu minu kaitseingel tegelikult, kes on nagu mind sellel teekonnal hoidnud ja tegelikult ma ei ole kordagi mõelnud, et nüüd nagu ikkagi tuleb tagasi ja ma surengi ära või midagi. Et see on see, et kui tuleb, fine, see oleks väga nõme, on ju, aga ma väga nagu loodan, et ma ikkagi sellel teekonnal uuesti ei pea minema, sest mul oli pigem ikkagi see stress, see elustiil, mis ma nagu tol hetkel elasin, et ma muutsin seda, on ju. Ma ei praktiliselt üldse pidudel, on ju, või tarbid alkoholi siis väga minimaalselt, on ju, et kõik see väärtus, kõik see eluetapp on hoopis teine, see rütm. Aga Merili, mis sind vaimselt ankurdas? Mis oli see sinu või kuidas sa vaimselt? Ma arvan, et ma oma isiksuselt olen ka alati selline nagu pigem nagu hästi vastupidav olnud igasugustele asjadele, et ma olen nagu hinges hästi siuke hellakene, aga see kest on nagu hästi tugev. Et ma kuidagi see nagu tõi selle balansi mu ellu kuidagi, et et kaevusid ikka selle kõva kesta alt sinna. Ja need täpselt esimesed 3 päeva olid need päevad, kus ma ei anna selge, nii kellele ma oma meigiasjad annan, riided, kes saab selle. Kes siis oli esimene päranduse saaja meigiasjadel? Sõbrannad, jaa. Et ma hakkasin kohe mõtlema, et kuhu, kellele, mida. Ja siis nagu see oli väga veider lugu. Ma olin tollel hetkel tegelikult kiisudele hoiukoduks läbi pesaleid ja siis mul olid need väikesed junsud seal ja mul oli siis selle 3. päeva öösel oli paanikahoog. Ma ei saanud hingata enam. Nagu nii, ma ei ole oma elus kogenud midagi sellist. Ja ma olin nagu külje peal ja siis... Nad kahekesi, need kiisupojad tulid mul siia külje peale, nad nurrusid nii kõvasti, et ma hakkasin hingama uuesti. Issand. Ja siis... Külma tagi käib üle. Ja siis ma ärkasin hommikul ülesse. Aga juba oli tegelikult neil 2 kassil olid juba tegelikult kodud olemas. Nad olid juba selle loovutustasu tasunud, nad pidid sama päev järgi tulema Tallinnast. Ma lähen pisarates lihtsalt silmis, lähen teise tuppa, ma mingi, emme, ma ei saa neid ära anda, kuhu ma annan need, palun. Ja siis kirjutasin oma sellele pesaleidja vabatahtlikule, et kuule, nüüd on niimoodi, et ma ei taha neid ära anda ja siis olin juba paanikas, et issand jumal, mis saab. Siis ta mingi, et rahu. Täiesti vabalt võid endale jätta.
kassid jäid siis mulle, aga vaat see paanikahoog tõi minus mingi selguse. Vaat see oli see hetk, kus ma mõtlesin, et oota, ema ei kasvatanud sind selliseks nagu. Sa ei ole allaandja, nagu mis mõttes sa siin hakkad oma asju ära andma nagu hull peast. Keegi ei öelnud sulle, et sa hakkad ära surema. Täpselt. Sa oled lollakas või? Kao arstile ja mine minna nagu. Ja sealt see hakkaski kuidagi, ma ei tea, see enese seest see jõu leidmine toimus sellel hetkel. Ja noh, muidugi siis nagu kõik lähedased ja sõbrannad ja kõik nagu koondusid mu ümber nagu nii nagu noh, tugevalt, et ma olingi, et noh, ma võisin seal keskel niimoodi kukkuda, ma olen nagu hull seal kuskil hullumajas, vaata. Kummituba. Põrkad niimoodi igale poole. Pehmete seintega tuba. Ja täpselt. Et see oli jah kuidagi, ma ei tea jah, mingi jõud minus eneses ja no nagu kui sa ütled, et sul väike kaitsehingel, siis minu jaoks, minu vanaisa oli mu elus mu kõige olulisem inimene üldse ja olles siis, noh, temal oli siis peensoolevähk ja tema suri 24. detsembril 2013 ja noh, sellest ajast peale ma olin ikka nagu aastaid leinas ja siis tollel hetkel tuli ka see mõte, et vanaisa ikka ei lase minuga midagi juhtuda, et ma olin tal lemmiklaps ju. Aga nii on tegelikult, sa annab nagu selle turvatunde, et nagu noh, et isegi kui see võib-olla ei ole nii või noh, kuidas iganes keegi tahab, aga tegelikult nagu lihtsalt see teadmine, et aga mina tahan, et ta oleks seal, mina usun, et kes mul keelab uskuda. Me väga vajame neid nähtamatuid selliseid hellasid peopesasid ja käsi enda ümber. Vahet ei ole siis kellena või millena me seda tõlgendame, et seda on nii ilus nagu kuulata teie suust praegu. Ja ma mõtlen nagu see üks lause, mida ma ütlesin, noh siis juba ravi käis, sest noh seal põhimõtteliselt 7. oktoober ma sain diagnoosi teada, 14 hakkas kohe ravi pihta, iga nädal sain niimoodi, et oi jummal, ja et mul üldse veel mingid veenegi alles on, aga siis tuligi see vanaisa surma aastapäev, see 24. detsember ja siis me olime perega, läksime sinna hauale ja siis ma seal vaikselt niimoodi oma ette ütlesin, et vanaisa, see võitlus on meie mõlema eest ja ma võidan. Ja mu isa kuulis seda. Tuletab sulle meelde aega. Ja siis ta hiljem ütles, et no võt, et ta ükskord jah, hiljem ütles ise selle välja, et võt need, selle võitluse sa pidasid nüüd siis nagu maha, et jah, kuidagi, ma ei tea, ma ei ole ka mingi usklik inimene, aga tead, seal oli nii palju mingeid selliseid märke, mis andsid mulle nagu on mingit sisemist jõudu. Just see moment oligi elus, kus elu näitas, et kuule, nüüd on aeg iseendasse vaadata, et ma olin eluaeg siuke nagu, noh, siuke vastik ja siuke, et elasin ainult teistele, vaata, või siuke. Ütlen, et järelikult oli midagi nagu vaja, et mis see nagu inimesele tagasi maa peal tooma, et nagu järelikult hakkab midagi elus nagu paigast ära nihkuma, on ju, et ja miski nüüd, kas see peab olema just nagu selline diagnoosi saamine, on ju, et aga no, ju siis oli jupi. Just tundub nii, on ju, et noh, et eks meil käis ka ikkagi läbi see samane nagu mõte, et miks meie? Miks, noh, maailmas on nii palju joodikuid, narkomaane või keda iganes, kes ei taha elada, on ju, kes võtavad iseendalt elu, on ju. Et miks siis mina, ema ja tütar ja õde ja mida kõike veel, et nagu noh, seda ebaõiglust, ma arvan, see on nagu kõigil nagu patsientil käib ikkagi läbi. See on kriisifaasi hästi normaalne osa, minus oli hästi siuke pime viha oli kohe nagu, kui sa vaatad seda. Korraks ikka tekib ja, et sest ma ei ole juba piisavalt läbi elanud, et nagu kirst tordil nagu, et mis siin toimub nagu. Aga ma vist olen see veidrik, mul ei olnud nagu kordagi seda küsimust. See on ka, ma räägin, et inimesed hästi erinevalt reageerivad ja käituvad, et ma seda, jah, seda või nagu, mul oli võib-olla isegi nagu teistpidi, kui ma kuulasin sind, et seal grandil näpud püsti ja tinunni ja kõike on ju, et mul see oli kõik nagu, no nii, tulemus käes, et see on selle elu põletamise tulemus nüüd on ju, et kõik ülepanemine kõigega, mida teed, et siis nagu see tundus mul hästi nagu loogiline nagu väljund sellele, et noh, et aga seal on see teine lõks jälle teistpidi, kus inimesed võivad hakata ennast süüdistama on ju ja et näed, ma olengi selle ära teeninud ja nüüd oleks olnud targem ja issand, ma mäletan esimene postitus, mis ma tegin, kui ma polnud kellelegi veel nendest metastaasidest rääkinud, siis ma Instagramis just millalgi leidsin üles selle, vaatasin, mis ma olen siin vahepeal jaganud, kus ma tegin pildi sellest radioloogi või selle, noh, läksin kompuutrisse Magdalenas ja sellest uksest, nii et ma ise passin ukse pealt ja siis kogu see postitus oli selline veits krüptiline umbes, et kui nagu loll on olla teades, et sa ei ole ise oma keha kuulanud või tegelikult nagu enda vajadusi täitnud ja siis mingi tohutu mingi, et kuulake oma keha ja mingi võtke seda kuulda, bla, bla.
siis kõik mingid ausalt, jaa, nii inspireeriv. Ja siis tuli sinna otsa see, et metastaasid on ju siis enam nagu nii tore see kõik ei olnud, aga see süüdistamine võib-olla jah, et hästi loomulik. See on see teine äärmus, et ma ei tea, kui palju sina mõtlesid selle peale, et kuidas sa oled elanud, kas väga sa palju. seostasid sellega kuidagi ära? No mul oli selleks hetkeks selja taga mingi selline 8-aastane väga-väga toksiline kokkulahku mingisugune suhtelaadne toode. Et see oli nagu jah, see koht, kus ma olin, et no võt, nüüd on käes. Sa ei õppinud, sa ei läinud ära siis, kui sa pidid ära minema ja nüüd sa maksad selle eest põhimõtteliselt. Et jah. Seda küsis ka minul isegi arst küsis, et kas see on nagu viimasel ajal on olnud nagu vähesest üks elustiil, aga kas on mingi stressi rohkem ja siis nagu panedki selle pildi kokku, et kui 9 kuud tagasi oli pilt nagu kõik oli korras, et kuidas on võimalik 9 kuuga nagu mõlemasse rinda nagu saada, nii ebareaalne nagu tundub. Ja siis panedki kokku, et aga sa oled ju sügavas leinas, on ju, et nii ka üks toimetab veel, aga see aasta aeg, mina olen aru saanud, et ongi nagu leinas tegelikult see on kõige kriitilisem, on ju, kus sa elad nagu, eriti kui on väga lähedane, et sa elad seda palju nagu tihedamat ja nii-öelda pingelisemalt võib-olla läbi. Ja ma arvan, see oli see, mis pani nagu selle nii-öelda kasvama, andis selle idu sinna sisse, pluss võib-olla minu elustiil, et ka ikka nädalavahetusel limpsisime mingid kokteile või mida iganes, on ju, ma tegin ka suitsu, on ju, et kõik me teame, et rinnavähi üks suurimaid riskifaktorid on suitsetamine, on ju. Ma teadsin, mu ema tegi suitsu, ja nüüd sa paned see kõik kombo kokku, siis ma oli vaja seda õpetund, ju siis oli, on ju. Nüüd ma enam suitsu ei tee, ma mõtlen, et ma pole vist ammunud nagu niimoodi, et 2 aastat pole üldse ühtegi suitsu teinud, on ju. Kuigi vahepeal tunned küll lõhnes, mõtled, enam ei ole seda tunnet, on ju. Aga vaata, meil oli eelmine või kevadel oli Keiu Popsiga ka see saade, kus me rääkisimegi sellest, et mis need elustiili nagu mõjutajad on ja ometi ka enne diagnoosi sa ju teadsid, et alkohol, suitsetamine, toitumine, liikumine, kõik see mõjutab, on ju. Aga see kõik on nagu siuke nagu mingi see ei juhtu minuga. Teevad ju seda, on ju. Ei siin ei isegi ole, et kõik teevad, vaid inimene on ikkagi nii kompleksne, et seal taga on ikkagi alati midagi enamat, et me ju, teoorias me oleme kõik jube targad, aga praktika on ikkagi hoopis midagi muud. Et meie storid igal ühel seal all on ka ju nii erinevad, et kuidas meie kujunemislood on nagu kujunenud. Ja mulle tundub ka mingi hetk, kui mina need vastused otsisin, siis kui ma ühe inimesega rääkisin, siis ongi see, et kuidagi see nagu see vastus annab sulle justkui nagu mingi kontrolli teema üle või aga jube keeruline ongi sest samast kontrolli ohjest nagu pookida nagu lahtist, et kõikidele asjadele meil ei ole vaata vastuseid, kuigi me inimestena seda kohutavalt tahaksime. Et see oli siuke päris selline sest täpselt nii kaua, kuni oli teada nagu järgmine samm on ju, siis ongi see mingisugune rahu tegelikult, et nii kaua, kuni saab veel midagi teha, nii kaua saab alati midagi teha. Et jälle mõtledki, et aga kui ühel hetkel ongi see hetk, kus enam midagi teha ei saa, et siis ilmselt tulevad ikkagi veel kord mingisugused täiesti teised emotsioonid lõpuks üles, on ju. Jah, aga seda me ei saa endale ette kujutada, igal asjal on oma aeg, igal tundel on oma aeg. Näiteks millest hästi palju ka ei räägita, on ka vaat see, et üks on see, et kui sa oled arstide järelevalve, sa saad kogu aeg ravi, on ju, sa käid ja oled nagu kogu aeg nagu kontrollitud nagu sellises pesas, on ju, kõik on nagu alles kuttu, on ju. See on see turvatsoon, kus sa oled. Ja siis ongi nagu see, et kui saab ravi läbi. Ja siis ta käid seal nagu 6 kuu tagant või mis intervalli käid. Ja siis on nagu see, et oota, aga mis siis, kui selle 6 kuu jooksul nüüd nagu tuleb tagasi. Et nagu, et tegelikult milline hirm tekib siis, et mina mäletan küll, et kui mu see nagu läbi sai, samas oli tohutu kergendus, aga samas oli niimoodi, et aga kuidas ma nüüd niimoodi lähen, et nagu midagi ei käi või et mitte midagi ei tee või et nagu nii ongi nüüd või. Et nagu nüüd vaata ise, kuidas hakkama saad või. Kohe see küsimus oli peas, et oota, aga kes mulle nüüd ütleb siis iga 3 nädala tagant, mul kui kõik hästi on? Nagu mina ise või mis siin toimub nagu, kuidas see elama peab? Mu esimene küsimus oli... Aga mis vastuse sa leidsid? Tead, sealt hakkas see pall niimoodi veerema. Ma olen ju närvihaige ka, ma ei või ju. Ma ütlesin emale, nii, ma kolin välja nüüd. Kolin Tartusse muidu. Ema oli mingi, mis asja nagu, mul sai just ravi läbi, nagu ma olin mingi, ma ei tea, lähen, vaatame, mis saab. Aeg on elada nagu. No ja siis nagu mul vist toimus alles see mingi vaimne kokkuvarisemine või see, et nagu kõik see läbi elatu ja kõik mingid asjad hakkasid kohale jõudma ja siis ma tundsin, et ma nagu põlesin läbi, siis ma hakkasin kõigele jah ütlema.
sest et mis siis, kui ma ei jõua kõike teha, vaata, see tekib see mingi elujanu. jaa, issand, see paanika oli lihtsalt, see oli nii suur ja no siis ma jõudsin ka omadega sinna kuskile psühhiaatri juurde, siis ma sain ATH diagnoosi, siis diagnoositi ärevus, siis ma olin mingi, ei no tore, noh, paneme veel kirsse äkki tordi peale või, et kust nüüd veel, aga ei, see oli ka nagu järgmine lihtsalt mingi etapp, mis tuli läbida, et noh, kuna ravi ajal mul ei olnud aega tegeleda sellega, mul oligi lihtsalt nii, mul on siht silme ees, täiesti savi, mis siin muul ajal toimub. Aga kui järsku sind tõesti visatakse sellesse hetke, et noh, mine ela nüüd, kuidas keegi äkki näitaks, kuidas see käib või ma ei tea, mismoodi. Kui ma nüüd mõtlen nagu lihtsalt sellele, et ka võib-olla teistel, kes sel teekonnal nagu üldse on või et nagu kuidas nagu ennast nagu üldse koos hoida, et on see siis ravi ajal või peale ravi, et mind näiteks tohutult nagu aitas ikkagi see, et see eneseteadlikkus on ju, et noh, mis seisus ma ikkagi olen, on ju. Et kas ma tunnen ennast hästi, kus ma praegu olen, on ju, ja mida ma vajan, et ennast siis nagu hästi tunda, on ju. Ja mina hakkasin nagu väga selgelt nagu ongi see mindfulnessiga nagu tegelema, otsima nagu enda jaoks nagu neid, et mis on siis need, on need siis need jalutuskäigud, on see mingi massaaž või retriidid, mida keegi nagu siis nagu vajab, on ju. Ja mul oligi nagu oma abikaasega ka ikkagi need kokkulepped, et nagu kui ma tunnen, et ma vajan nagu seda üksinda olemise aega, siis ma sellega saan, on ju. Et just, et nagu ma lähen ja võtan, et nagu muidu ma lihtsalt keen seal kodus üle või siis ongi see, et istud kuskil nutad, on ju, peast hoiad kinni, et nagu keegi ei saa aru, mis su viga on ju. Ja teistpidi ka siis see, et nagu ka teistele öelda, julgelt välja öelda, et ma tahan olla üksinda või ma olen praegu sisemiselt kuidagi katki või et nagu, et noh, et öelda need tunded ka välja, sest teinekord ongi see, et kõik on hästi, ma tahan lihtsalt üksi olla, aga ma ei ütle välja seda tunnet, mis mul sees on. Ja mul on jäänud mulje, et kui inimesed seda ei tee, siis jääbki nagu poolikuks kogu see protsess. Et just see mindfulnessiga tegelemine, olla nagu aus enda suhtes ja luua seda teadlikkust nagu ka ümber enda ja lähedastele, et see tegelikult on nagu, võtaks üks väga hea võti võib-olla nagu kogu selle teekonnal. Ja, kui keeruline öelda, et palun tule kallista mind. Ja. Jube keeruline. Et noh, lastelegi, alatihti, et nagu, et miks sa ei näita oma tunde või miks sa ei ütle, et sa kurb või vihan oled, miks sa tuled ja lööd või lähed lööd kaasla. Noh, kui me ise eeskuju näita, on ju, et eks see tuleb ka väga palju sealt, on ju. Aga see on üks varjatumaid ja salakavalamaid vaimse tervise väljakutseid sellel teekonnal, mis hakkab inimesega toimuma siis, kui ta aktiivne ravi saab läbi, kui ta jääb jälgimisele, kui ta jõuab remissiooni, sest kogu ülejäänud maailm justkui lõpuks nagu hingab kergendatud, et nüüd on korraks oht möödas, nüüd võib normaalse eluga edasi minna. Et kui palju te seda kuidagi täheldasite, et elu teie ümber läks edasi ja teie koos sellega, aga et see elu ei olnud enam päris endine, vaid tuli uuesti õppida siis nüüd selle muutunud iseendaga edasi minema või uue minaga nii-öelda. Jah, sest see eelmise mina lein on jälle ka miski tegelikult, mida paljud ei tööta läbi, püütaksegi naasta selle enda juurde, kes oli enne diagnoosi, et mina ennast sellega lõhkusin näiteks hästi palju ära, et kuidagi, et nüüd saab normaalse eluga edasi minna, aga tegelikult see elu ikkagi on midagi muud. Mina ei igatse endist mina. Ma ütlen, kuidagi ei igatse, et nagu ma olen nagu aru saanud, et see tuligi ikkagi mulle õpetama seda, et ma pean midagi muutma oma elus, on ja ma pean oma väärtusi nagu paika lükkama, et mul on ka see, et pere on enne, mees on enne, lapsed on enne, sõbrad on enne, mida iganes, on ju, pigem ise olid seal taga ja ma olen ka selline ekstravertne inimene, on ju, et kohe härjast sarvil ja kohe teen, on ju, aga mõtlemata seda tegelikult, mida see minuga teeb. Nüüd nagu saad selgelt aru, minust mingi tehke, kui mina ei taha, siis mina ei lähe ja ma ütlengi seda, ma ei taha näiteks, on ju. Et mina mina ei igatse. Ei, mina ka ei igatse. Aga samas ju armastad, on ju? Jah, iseennast ma armastan väga, et see on see oskus, mida ma jällegi õpin ka, et iseennast tuleb ka armastada sellisena, nagu ma olen, on ju. Jah, tead, see esimene aasta vist oligi kõige raskem selle koha pealt, sest tõesti ma olin nüüd ka nii kolime ära kohe Tartusse, kohe stuudio püsti, kohe hakkame kohe kütma. Ja siis ma tundsingi mingil hetkel, et oi, me hakkame siin läbi põlema, äkki võtad ennast kokku või midagi. Hoogu maha ja, et sa ei saa nagu selle sama hooga nagu edasi minna, et sa pead tõesti nagu ümber mõtestama enda jaoks nagu mingid asjad,
et see esimene aasta jah, oli tõesti selline hästi huvitav, seal oli kõike, seal olid mingid vaimset ärkamist, seal oli mingid füüsilised muutused, minul näiteks kaal hakkas tõusma peale nagu seda aktiivse raviperioodi lõppu, et siin vist kõige kõrgem kaal, kus ma siis olin, lõpuks oli 90 kilo ja ma olin mingi, et halloo, et kuidagi jah, nagu selline sisemine sõda läks lahti. Tänaseks õnneks see sõda on nagu rahujalale jõudnud. Ja täna on okei. Täna ma arvan, et mul on juba stabiilne, nii stabiilne kui olla saab. Aga kui palju te sellel teel olete leidnud onkosemusid või kas üldse teised diagnoosiga patsiendid on mingisugust rolli mänginud teie elus või kui lihtne neid oli leida või kas üldse palju. Nagu seda kogukonda kuidagi oli? Neid on väga palju tegelikult. Ma mõtlen, et ma ise olen enda lugu nii avalikult jaganud ja kui palju neid kirju mingil hetkel tuli. Ka ravi ajal. Ja ravi ajal ma tundsin, et seda oli võib-olla natuke nagu liiga, sest et mul ei olnud endast nagu otseselt midagi anda, ma tahtsin lihtsalt jagada oma lugu. Sest mida ma teen seal kodus siis, ikka teed seda teist ja kolmandat ikka kuidagi moodi üritad oma aega sisustada. Aga jah, neid inimesi oli ikka väga palju ja täna siiamaani mõnega ikka täitsa tihedalt nagu kirjutad, suhtled, samamoodi mingid grupid Facebookis ja mujal, et kus ikkagi nagu saad lugeda jälle teiste lugusid ja näiteks ma ise ka vahepeal küsin, et kuule, kuidas sul oli, et mul siin vahepeal oli hästi aktuaalne teema see, et äkki ma lasen omal selle rinna taastada. Nüüd ma jälle mõtlesin, et tegelikult mul on savi, vaata, tegelikult ma ei viitsi seda ajada. et siis ka ikka nagu küsid, et kuidas kellelgi on ja kirjutad vahepeal siin seal inimestega, kellel ka kogemusi on ja minu juures näiteks käib väga palju ka jumestuses ja kulmudes kliente, kellel on samamoodi see teekond siis kas olnud käsil või alles lõppenud või alles hakkamas, et sealt kaudu ka kuidagi nagu on tekkinud neid nagu tutvusi või neid pidekohti, et ja seda ma üldse nagu väga ise tahan nagu ka julgustada, et mis oskuse tegelikult andis see mulle jumestajana, et see oli ikka väga põnev periood ka, kui sul ei ole mitte ühtegi karva. No kuhu sa teed need kulmud? et mul on ülimalt hea meel, kui täna tulebki see keset keemiaravi see naine mulle meigitool ja ma lihtsalt see on minu jaoks nagu suurim tunnustus ja see tunne, kui sa saad talle anda tagasi midagi, mida nagu seal ei ole. Mis loob raamid näole nii-öelda. Et see on nii tore ja nii vahva, et see on naistel on vaja tegelikult ju vaata tunda ennast nagu aegalt ikkagi naiselikuna vaata, et seda sära oleks silmis. Ja see on see, mida ma ise nagu tunnen ka, et ma tahangi edasi anda, et tulge julgelt ja see on minu jaoks jumestajana ka nagu mingi uus suund, mida ma nagu saan võtta ja tahan võtta või midagi, mida võib-olla iga jumestaja ei tee või ei julge teha, sest et see on võõras, see on veider. Kas üldse tohib? Ja kas üldse tohib, et seal on nagu nii palju aspekte, et see kuidagi on nagu täiesti uue maailma avanud. See nagu öeldakse, et kui sa võtad endale koera, et siis sa saad endale uued sõbrad ka, sellepärast, et koera jalutada ja just, et paratavad nii. Ja onkodasel käigut oli samamoodi, et ma mõtlen, et mul on ka päris mitu, kellega oli kas ühel ajal haiglas või ravi ajal on ju, et on silma jäänud, aga mis nagu võib-olla oli üllatav kogu selle teekonna juures on see, et kui sa oma looga välja tuled, kui paljud inimesed tulevad ise kapist välja, et kellel on ka olnud, aga nad pole jaganud. Issand, sa nii julgelt jagad, mina nagu olin nagu mõtlesin, sul oli või? Pole lihtsalt keemiaravi, see on varajases staadium, näiteks ma ütlesin, et nii tore, et sa nagu räägid, on ju, et aga nii kahju jällegi, et sa nagu seda varem ei teinud, et võib-olla see oleks andnud võib-olla teistele inimestele rohkem nagu aru saama, miks sa nii teed või naapidi, on ju, et ja kui sa rääkisid siin jumestusest, et ka millest nagu palju ei räägita, on need naised, kellel siis kas siis rinnad eemaldatakse või taastatakse või nibud näiteks eemaldatakse, mis on hästi tavapärane, et kui need rinnaoperatsioonid tehakse, et kaotatakse nibud ära. Siis Tallinnas toimetab, tegelikult on kiiritusravi õde palliatiivravis, kui ma ei eksi äkki või.
ja tema nimi on Kati Kolk ja tema teeb neid 3D nagu pigmendi. Mina ise olen käinud ja nagu ülimalt tore naisterahvas on ju ja ta teeb alati ka selle rinnavähi nagu teadusliku kuu jooksul teeb mingi kampaaniad, vaata inimesed saavad nagu soodsama hinnaga või siis nagu lihtsalt 2 ühe hinnaga või võib-olla kui te mida iganes mõtleb välja, et aga jälle osta üks teise kauba peale või kui sul ei ole, vaata, no siis mida iganes. Nibude eri. Aga noh, nii kihvt, et nagu ja näed, kuidas tegelikult tehnoloogia on tulnud kaasa, et noh, et me saame kuni kulme teha ja mida kõike on ju, inimesed on joonistanud, me saame kuni nibusi teha ja ta näeb väga efektne ja mees vaatas kaugelt, nagu päris ju. Mõtlesin, aga jah, et aga mulle meeletult meeldis siis, mina ise, mäletan isa mul ostis ka, aitas mul siis nii-öelda finantsiliselt mingi päris kalli paruka osta, kui esimene keemiaravi siis pihta hakkas. Siis ma juba enne keemiaravi siis varusin kõik ära, et noh, et mul polnud hõrna aimuga, et äkki kukuvad kolks maha, vaata, on läinud. Päris nii ei läinud, aga minust ei saadki paruka kandjat, seepärast, et see lihtsalt oli nii retsilt ebamugav minu jaoks ja ma siis erinevaid rette ja igasuguseid turbaneid ja mis ma endale kõik seal pähe sidusin. Aga eks ma esimese ravi aeg olin ka ikkagi selline ebakindel, kuna ta oli kõik nii uus, aga nende korduvate asjadega on kuidagi läinud noh, nii-öelda olen nii ära väntsutatud, aga mida ma avastasin olid need, et need suured ilusad mingid kõrvarõngad ja võt sealt sai minu see mingi selline kõrvarõngaste armastus nagu, et nii palju, nii huvitava minust, kui lühikesed juuksed on nagu selles mõttes, et ma räägin, et muidu sa ju ei julge juuksed lasta nii lühikeseks, et nagu katsetada, kas see sobib mulle, on ju. Aga nüüd ei ole valikut ja nii äge oli. Ja väga äge ongi näha nagu naisi, kes noh, olenevalt sellest siis, mis siis on, noh, Äli meil üks ka onkosemo, tema näiteks ostis terve hunniku täiesti mingid odavaid, aga kõik võimalik erinevaid värve, erkroosasid, ühesõnaga, et tal oli nagu täiesti, täna mul rohelise tuju või roosa tuju, et noh, ühesõnaga inimesed nagu mängivad ja tõesti, et sellest saabki nagu see eneseväljendus, et seda on nagu ähk ei pea olema tuim, hall. Jah, et see või, kui vähegi enestunne lubab, et mida rõõmsamad sa seda nagu aga pigem, ma ei tea, kuidas teie seda tajusite, et noh, mina näiteks tajusingi seda, et see on nagu just nagu ühiskonnale võõras, et sa lähed ja oled nii, on ju, et pigem nagu öeldakse, et noh, sul on ju nii raske teema, et sa peaksid olema nagu kurb, on ju. Kui sa tead, sa pead nutma kuskil nurga taga ja siis mina nädal enne oma rinna välja minule öeldud just, et nagu, et kusjuures hea. Et nagu, et oot sa kindel, et su nagu, ma loodan, et vale diagnoosi vast ikka tänapäeval enam väga ei teha, vähemalt mitte sellises ulatuses. Et niisama vast ära ei lõigata seda seal. Aga mina mäletan küll, kui ma isale pidin nagu teavitama, et mul on nüüd nagu selline haigus, et kui me olime ema nagu matnud, on ju, või ema oli mul elu jooksul 2 vähki, on ju, maavähk, rinnavähk, on ju, ja üldse 3. asjaga läks, on ju. Aga, et mine sa ei ütle nüüd inimesele, kes on oma abikaasa matnud, kes on terve elu oma vanemate eest hoolitsenud, ainuke laps on ja nüüd ütleb, et sul on nagu pere pesamunal on vähk. Et nagu, ja kui ma talle seda ütles, sa näed, kuidas inimene nagu ära vajub, on ju, sest temal oli nagu ettekujutus nagu hoopis teine, mismoodi nagu see vähiravi ja kõik välja näeb. Ja siis mõtlesin ka, et kõik on nagu, selles mõttes, kõik on okei, mul on hästi, et nagu, et ma hoian sind kursis, on ju, et nagu, noh, elu läheb edasi, on ju. Et ma ei hakka veel surema, et ma ei plaani veel vähemalt küll susse veel püsti visata, et nagu peab veel minni kannatama, et aga praegu tundub küll, et inimesed võtavad juba, kui räägid seal lugu, siis vaatad, et sa küll ole vähihaige olnud. Nojah, nüüd on juba see faas, kus inimesed ei saa aru enam või ei seosta väga nagu, et noh, minu puhul ka. Sul on juuksed alles, jah? Ma räägin, siin pole mingit vähkigi olnud, pole mingit jälgigi. Kui ma just ei jäta seda dissi panemata siia rinnahoidja sisse, siis võib-olla saab keegi aru. Aga nagu muidu küll mitte. Aga noh, mul samamoodi isaga oli see lugu, et noh, isapoolne vanaisa oligi siis see, kes nagu vähki läks. Ja no jah, oma isa maailma ma ikka kukutasin ka kokku selle uudisega, et tema jaoks oli ikka väga ränk. Et üldse mu vanemate jaoks, et noh, kuna ema nägi seda väga vahetult kõrvalt, et kõik see teine ravipool, mis mind ikka nagu täiesti siruli tõmbas, ma mäletan, kui ma oksendasin seal vetsus, ja siis ma roomasin välja seal koridori põrandale ja siis ma olen seal nagu mingi lihtsalt täiesti, et ma ei tohi hingata ka valesti, sest et muidu on kohe paha.
ja siis ema mingi, issand, kas ma kutsun kiirabi või mis siin toimub, vaata. Et ema ei ole vist siiamaani sellest nagu päris täielikult üle saanud, et tema oli see, kes nagu nägi seda kõrvalt, et võib-olla teiste jaoks ei olnudki see nii, sest et noh, teised nägid mind sotsmeedias igal pool mujal mingi käime siin, seal teeme seda, teist, kolmandat. Aga nagu ema jaoks oli see nagu hästi selline intensiivne ja vahetu, et see, mida ta nagu nägi, see nagu oli tema jaoks raske, et tema puhul ka see vaimse tervise teema on praegu väga teemas, et kui ma nüüd mõtlen nagu selle üldse nagu vanemate teemale, kui me mõtleme kas või selle onkoloogika festivali, mis meil oli ka seal teema näiteks, et kui lapsed näiteks päevad vähke, kuidas siis nagu kogu see ühiskond või kuidas see peredünaamik üldse toimub. Ja noh, me oleme siin ka kõrgelt nagu põrgatanud, et lähedaste jaoks ongi see tegelikult oluliselt keerulisem, et nagu et kui sul laps, vahet ei ole, kui vana see laps on, kas ta on siis täisealine või ta on väike laps, et kui ta saab ikkagi vähidiagnoosi, et sorry, aga vanematel on kohe see, et nagu mis ma nüüd teen, kuidas ma nüüd nagu päästan, aga kõiki ei saagi päästa, me ei saa kõike aidata alati. Aga mida ma nagu ise nagu oma kogemusnõustamise nagu teekonnal ka, et kokku puutusin, kui need kliendid nagu käivad ja räägivad ja siis, ei, ma oma emale ei räägi. Ja siis sa nagu vaatad otsa, et sa oled sellises soliidses eas 50+. Sinu ema on selline 70-80. Arusaadav, et võib-olla nõrk süda, mida kõike veel. Sul on oma lapsed. Sul on 3 tütart näiteks. Ja sa ei räägi, et sul on näiteks rinnakasvaja või midagi sellist. See on iseenesest sinu valik, aga korraks mõtle sellele, kui sinu tütartest ühel oleks. Ja ta otsustab sulle mitte rääkida, mismoodi tunneksid sina ennast. Lihtsalt mõtle sellele, et kuidas see meeldiks sulle, et mina vanemana tahaksin ikkagi olla oma lapsele võimalikult palju toeks, eks ole, et aga tihti nad ei vaata nagu seda poolt, on ju. Nad tahavad võtta seda valu, et ma parem ei räägi, et ma kaitsen. Selle teema vaata tõi meil ka, kui meil oli onkoloog Kadri Putnikuga oli saade, siis ka tema tõi selle välja, et tegelikult seal tulevadki, sest et vähk on selline, et see võib ju ööga muutuda põhimõtteliselt, ta võib teise suuna võtta ja alles siis hakatakse midagi rääkima, kui on juba väga keeruline. Täpselt sama tuleb tegelikult välja ka seal palliatiivis ja hospiitsis, ka seal tulevad, et siis on veel, see kompott on lõpuks nii suur ja selle aktsepteerimisruum, see on täiesti olematu sinna tekkima üldse. Sest me oleme siin ikkagi ju arutanud seda, et tegelikult me oleme õnnega koos sellepärast lihtsalt, et meil on aega rääkida sellest kõigest oma lähedastega ja et see ei tule nüüd üle öö minekuna, aga kui sa ise valid veel seda nagu varjata ka, kuniks siis enam seda aega ei ole, et siis me tegelikult teeme teise inimese eest ikkagi väga nagu suure otsuse. Just. Aga kuulge tüdrukud, meil on nüüd aega hakata seda saadet kokku tõmbama, rääkida võiks ilmselt päris pikalt veel. Aga nii nagu hakkab läbi saama see saade, hakkab läbi saama ka rinnavähi teadlikkuse kuu oktoober. Kuid sellest teadlik võiks olla kogu aeg, mis tõttu ma arvan on hästi tänuväärne see, et te olete mõlemad oma lugu jaganud, jagate edasi, olete inimestele enda ümber see turvavõrk. Ma tahaksin siia vahele lihtsalt kutsuda üles kõiki naisi, kes on sündinud aastatel 1951, 1953, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 ja 75. Sellel aastal veel kasutama võimalust osaleda rinnavähi sõeluuringus. Ja kindlasti minge. Mina korraks veel võtan siit samast sellest viimasest imeilusast sõnast kinni võimalus. Et kui on see hirm minna uuringule, mis on ka hästi tegelikult lai, et äkki sealt tulebki midagi välja, siis see sama uuring ja see sama meditsiin on täpselt samamoodi just see võimalus. Teadmine on alati parem kui mitte teadmine tegelikult, et see... Ja mida varem see välja tuleb, seda parem, seda vähem peab igasuguseid nõmedaid asju läbi elama, nii et kindlasti, mida mina olen palju kuulnud, on see, et kardetakse mammograafiat, et valus on, luban, ei ole valus, see on paar sekundit ebameeldivat tunnet, sest et mingi masina vahel pressitakse sul rind kokku, aga see tõesti mõni hetk ainult. Ja mammograafia ei tekita vähki. Ei,
see on ka mingisugune laialt levinud arusaam, et tänapäeva meditsiin on nii kaugele arenenud, et ükskõik mis olukord sealt välja tuleb, alati on võimalus ja lihtsalt usaldage ja uskuge, et kõik need muud huinamuinad jätke selleks hetkeks oma elust kõrvale. Ja rinnakabinet. On ka koht, kuhu saab pöörduda. Just. Alati, et kui taas ei ole ka sinu aasta, siis rinnakabinet, ka gynekoloog, kui minna oma naistearsti kontrolli, tegelikult saab ju kontrollida ka rindu. Et seda ka palju ei teata, seda õpetas meile meie onkosemu Valeria. Ja tegelikult üks asi on veel, lisaks sellele sõeluuringute teemale, et kõik naised, kes on, ma ei tea, kas kõik naised, aga 40-aastased naised, minge vaadake üle oma eesti.ee postkast, kui see ei ole teil suunatud tavameili peale, sest seal võib olla kutse ennetavale rinnavähi geeniuuringule, mis on ka midagi täiesti uut ja täiendavat sellele sõeluuringu aastate süsteemile. Et nii nagu Annikalgi siin tegelikult geenidest aitas hinnata riski ja kui see poleks meelest läinud, siis oleks saanud selle põhjal ka juba jälgida igast asju. Et tegelikult võimalusi on ju palju. Ja tuleb jälgida oma keha, kuulaka oma keha, et kui te näete ikkagi sellist mingit pisikest mood, mis ei tundu üldse nagu õige, minge kontrolli. Ja ma tooks selle sama ilusa terminiga, see turvavõrk, et me ise räägiksime nendest teemadest rohkem, me läheksime ka oma eakamate lähedaste sugulaste poole, kes võib-olla ise ei ole nii aktiivsed, minema kuskil arstide vastuvõtule, et üksteisest hoolimine on väga oluline. Ja kui sa oled väga noor või ütleme alla 30 või seal üle 30 natuke, siis enesekontroll, ma ei väsi seda kordamast. See enesekontroll, just see rindade kompamine, kõik see, kas sul on emaliini pidi soodumust, see geenitesti teema siis, et kui sa märkad muutusi, palun kohe lihtsalt mine arstile, kui sa ei oska mitte kuhugi mujale minna, mine kas või perearstile kõigepealt. Ja sealt juba edasi saab liikuda, et nooremate naistega on natuke keerulisem see asi, aga kõik on tehtav ikkagi, et just see oma keha tundma õppimine ja see enesetunne, mis on sinu keha puhul normaalne, mis ei ole normaalne ja võttes tõesti arvesse seda, et kas sul on emaliini pidi olnud taolisi asju ja sealt juba keegi ei jäta siin rinnakabinetis ka ukse taha, et kuule, et mis sa nüüd siin, et sa oled nii noor, sinuga kindlasti ei juhtu neid asju, et vanus ei ole siin absoluutselt määra ja see võib tulla ükskõik mis hetkel. Ja võib-olla lihtsalt sinna täienduseks, et see ei pruugi muidugi emaliini pidi tulla, mul tegelikult ei tundki emaliini pidi, mis tuli nüüd hiljuti välja, aga et selleks, et vähki haigestuda, selleks ei peagi olema geneetilist soodumust. Et vaadake otsa ka oma elustiil, et mismoodi me elame, on ju. Täpselt. Ja kuulge, siia lõppu üks tahtsin öelda fun fact, aga tegelikult mitte väga fun. Mina alles hiljuti sain teada, et rinnavähk ei ole siiski ainult naiste haigus, vaid rinnavähk võib avalduda ka meestel. Nii et mehed, katsuge ka, ükskõik, kas teil on menpuubsid või ei ole, et november on tulemas, nii et meeste kuu, nii et hoidke silmad peal ja käed tissidel. Ja muuseas, praegu, kui me oleme siin stuudios seda saadet salvestamas, siis ongi käimas ka meeste rinnavähi teadlikkuse nädal, mida igal aastal siis tähistatakse 17. kuni 23. oktoobrini. Täpselt nendel kuupäevadel, nii et me peame hakkama rääkima ka meeste rinnavähist. Just, nii et kõik paarikesed nüüd selle meeldiva tegevuse vahele, mis te seal voodis teete. On üks suur onkokompamise nädal. Täpselt, tehke üks suur tissikompamine. Kas mehele sõnumi saatnud praegu vist? Tegelikult selline rindade enesekontroll võib olla ka selline ühine, tore partnerite koostegevus. Et jällegi päästa elusid. Ja kuskilt ma lugesin, et tegelikult päris tihti rinnavähki ja ka munandivähki avastavadki kaaslased. Just, nii et kui midagi käe all on ebaharilikku, siis hoidke seda enda teada.
on ju. täpselt. Okei, kuulge naised, äge oli teiega siin Väga äge. täna jutustada. Ma loodan, et me kohtume veel palju kordi. Merili, sinuga meil oli siin jutt ka ühest ägedast naistele suunatud sündmusest, mis loodetavasti varsti ellu rakendub. Nii et kui te naised, kes te meid kuulate, arvate, et meil üks mõnus siuke naistekas võiks tekkida, siis andke märku ja nagu Valeria ütleb, on vaja tissienergiat, mida siin stuudios täna kahtlemata oli. Kuulge, aga Markus, ma loodan, et sul oli huvitav täna meiega salvestada. Onko kompamine on teemas. Ma loodan, et kõikidel kuulajatel oli huvitav meid kuulata. Nii et meie lõpetame saate tänusõnadega teile ja ütleme nagu ikka elusat elu!